Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No selle nädala sõnumid on minevik, keegi minevikust, kas inimene või siis olukord minevikust tuleb nüüd päevavalgele. Siis on kaalumine, iseenda ees seismine ja selline kiire ja otsustav edasiliikumine on nagu niisugused lühikesed märksõnad. Aga hakkame otsast pihta. Karikate 8 räägib sellest, et te tegelikult pole nagu olukorraga rahul. Te kaalute, vaagite ise ja mõtlete, et kuidas edasi. Kaarik räägib sellest, et kiirelt lähevad asjad edasi. Et asjad lähevad jõuliselt ja kiirelt edasi. Siis on siin 2 viite, on mõõkade viis ja sauade viis. Need räägivad võitlusest, nad räägivad iseenda ees seismisest. Teil on vaja kas kaitsta oma positsiooni, seista iseenda eest, seista oma ideede eest või kaitsta üldse ennast. Nagu kellegi või millegi eest te tunnete nagu ennast ohus olevat või kuidagi nii, et te ei ole nagu rahul selle olukorraga ja teilt tuleb nagu oma seisukohti kaitsta või iseennast kaitsta, või oma positsiooni kaitsta. Et see on nagu selline võitlus, need on 2 niisugust võitluse kaarti. Et üks räägib egode võitlusest ja teine räägib, mõõkade viis räägib sellest, et te võite selle võitluse võita, aga see võiduhind võib olla liiga kõrge. Siin alumised kaardid on karmakaart ja müntide 2. No müntide 2 tähendab vaagimist, kaalumist. Ja mulle tundub, et see on nagu tasuvuse kaalumine. Et see ei pruugi olla materiaalse tasuvuse kaalumine. See võib olla midagi minevikust, mis tuleb ülesse uuesti. Et kas on mõni inimene teie elust tuleb uuesti välja või on see mingisugune ettevõtmine. Te olete minevikus midagi proovinud ja nüüd nagu kas tehakse ettepanek või mõtlete ise, et prooviks veel korra. Aga seda tuleb kaaluda, seda tasuvust tuleb nagu kaaluda, et kas sellega tasub tegeleda, kas see on nagu tasuv projekt või kas selle inimesega tasub teha koostööd, et minevikust midagi nüüd ujub päevavalgele uuesti. Kui see võitlus võib ka olla selle minevikus toimunu pärast, see võib ka olla teie sisemine heitlus, seesama kaalumise moment, sest te iseenesest ei ole siin väga rahul nagu olukorraga. Et mineviku vaatamine on alati kasulik, et sealt on võimalik õppida nendest vigadest, mida kunagi on tehtud, on võimalik teha järeldused. Ja kui te otsustate nagu uuesti ja seda proovida, mis iganes teil minevikus pooleli jäi, siis kui te teete siin õiged järeldused, kaalute ja vaagite, kas tasub või mitte, siis ma arvan, et te teete ka õige otsuse. Et kaarik räägib siiski nagu edasiminemisest ja kiirest ja jõulisest edasiminemisest. Et liikumine toimub. Mina lihtsalt ei oska praegu, seda ma kindlasti ei tea, et millised otsused te peaksite vastu võtma, et see on teie enda teha. Et mina näen ainult seda, et midagi minevikust tuleb välja, teil tuleb võidelda, vaimne võitlus, selline iseenda ees seista, te pole selle olukorraga, te ei oska teha otsuseid, aga need otsused või vastused on tegelikult teie sees olemas. Et see karikate 8 seal ees räägibki seda, et vastused on teie sees olemas. Et ma arvan, et te leiate need õiged sõnad, õiged teod ja õiged otsused tulevad ise teie juurde. Igal juhul soovin ma teile sellist tasakaalukat nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like põiel üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.